kell on saanud 2 ja teeme siis täna siis avasaate jutud Jannega saatele. Ja see saatesari siis hakkab nüüd tänasest pihta. See saatesari hakkab käsitlema siis naisi, kes tegelevad või tegutsevad Eesti spordimaastikul. Ja me ajaline formaat on meil siis ütleme kuni tund 15. Ja kui teil tekib siin saate jooksul küsimusi, siis siin all on niisugune nupp nagu chat. Siis te võite sinna chati vajutada sinna chati peale ja kirjutada sinna oma küsimused. Ma siis tutvustan neid 4 inimest, kes täna siin saates räägivad. Alustuseks siis Janne, siis korvpallitreener ja nagu te nägite ka 2 lapse ema. Tema kõrval on Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson. Tere! Ja intervjuud või siis seda vestlust viib läbi spordipsühholoogia konsultant Kristel Kiens. Ja mina olen coach ja minu nimi on Reijo Väljak. Aga enne kui nüüd laskuma sinna teemasse, siis ma tegelikult tahaksime korra rääkida sellisest liikumisest nagu Eesti naiste spordi nimel. Ja see saade on tegelikult selle liikumisega seotud, aga miks me seda siis teeme? Selle ma annan täna siis Jannele. Jaa, mul on väga hea meel, et teid on nii palju täna siia tulnud, et ma tean, et Pirjega on alati väga meeldiv vestelda ja mul on hea meel, et te tulite kaasa sellele. Aga ütleksin kohe juurde, et aitäh Reiole tutvustamast, et selline liikumine tasapisi loodame, et saab hoogu juurde, et Eesti naiste spordi nime. Ja miks sellepärast, et ma olen oma treeneri töös kohanud väga palju ägedaid naisi, naisametnikke, naisportlasi, kes väärivad minu arvates rohkem teadvustamist ja tunnustamist. Et meie, nagu öeldakse, natukene meeste maailmast teatakse võib-olla rohkem, kes panustavad meeste sporti, aga just neid ägedaid naisi oleme meegi võtnud ette, et siis neid tutvustatakse. Ja ma arvangi, et väga hea on alustada neid jutamisi just Pirjega, kelle artiklit ma loodan, et te lugesite, kes võib-olla seal, nii nagu ta kirjutas ja väljendas, ei tulegi välja, kui reaalselt nagu temaga rääkida, kui äge, kui kirglik, kuidas talle meeldib oma tööd teha ja kuidas ta selle nimel elab ja mis minu jaoks olles praegu temaga viimased tund aega siin koos, siis ta on nagu tõeline ema, et kõik sealt kogukonnast helistavad, küsivad, saavad juhtnööre ja kõigil on selline väga lahe ja niisugune kindel tugi neil selja taga, nii et aitäh Pirje, et sa olid nõus selles esimeses saates osalema ja ma loodan, et nende webinaride ja nende näol siis me saame naised rohkem julgustust, rohkem tunnustust ja oma asja edasi teha ja kindlasti võib-olla ka mõned need otsused, mis natukene jäävad kahtluse varju, et need saaksid tuge ja et me saaks minna ägedamalt edasi ja tuleks rohkem naisi ka olümpiale. Ma siinkohal annangi nüüd sõna edasi Kristelile. Jaa, tere ka minu poolt. Esimese asjana enne, kui me alustame, siis kuna tegemist on vestlusega, siis vestelda saab ainult päris inimestega. Et päris elus me ei vestle niiviisi, et meil on ütleme midagi sellist endal nina ees, et saame kokku ja siis räägime nii. Et seda me päris elus ei tee, nii et selleks, et see vestlus saaks olla avatud ja et need inimesed, kes meil siin täna on, kelle kogemustest ja kelle mõtetest tahaks õppida ja tahaks midagi kaasa saada, et siis selleks, et neil oleks mugav jagada ja oleks hea rääkida oma kogemustest, mõtetest, siis väga julgelt soovitan seda, et lülitage enda videot palun sisse. Need, kellel absoluutselt mitte kuidagi see võimalik ei ole arusaadav, aga kui vähegi võimalik, et siis me teame, et meil on siin vestluses ka teised inimesed kaasas,
mitte lihtsalt see, et keegi paneb telefoni kuskile, ütleme, laua peale ja teeb samal ajal koristab tuba, mis ei ole ka halb, aga ütleme nii, et kui läheb natuke sügavamaks vestluseks ja need inimesed siin jagavad oma mõtteid täitsa avatult teiega, et siis on väga-väga oluline see, et kõik oleksid vestluses kaasas. Nii et kellel vähegi võimalik, muidugi arvestame ka seda, et osadel võib-olla ei ole võimalik sõltuvalt, mis olukorrast te olete parasjagu, aga väga-väga julgelt soovitaks seda, et te saaksite oma videot sisse lülitada. Kui mitte praegu, siis loodetavasti see juhtub selle vestluse käigus. Nii et lähekski siis vaikselt selle vestluse juurde ja alguses, enne kui me alustame, siis lasekski lihtsalt teil mõlemal, Pirje ja Janne, natuke rääkida, et mis see peamine suund praegu teie enda töös on. Mis on peamine fookus, millega te praegu tegelete ja miks see fookus just hästi-hästi tähtis on. Et siis äkki teekski otsa lahti, et Janne, võib-olla sa oled siis esimene, kes saab alustada ja natuke jagada, et miks üldse selline suund ja mis on see peamine suund, mida sa praegu teed? Nii nagu ma ütlesingi, et see väärtustamine ja just nende naiste tunnustamine tuli minusse nagu rohkem sügavamalt just kevadel, et teatud olukorrad, kus kuulutati välja, et on naiste spordi mingisugused kas kuud või päevad või üritused, aga neid nagu väga sellist suurt kajastust ei leidnud, et siis ma tundsingi, et peaks ise kuidagi siis alustama ja panustama ja hakkama nende naistega rohkem suhtlema, saama tuttavaks nendega ja tooma ka mitte üldsusele, vaid spordirahvale võib-olla rohkem lähemale. Ja ka palju rääkides erinevate töövaldkonna või ka toetajatega, siis kõlama jäi selline lause, et aga me ei ole kunagi naiste sporti nagu vaadanud, et ma ei tea. Et siis tekibki nagu küsimus, et aga kui oleks vaja mingit toetussõna või mingisugust asja, et siis te nagu ütlete, et oi, et see alati on nagu tahaplaanil, et aga see ongi nagu küsimus, aga tulge vaadake, et mis me teeme, kuidas me teeme, et see nagu aitab sellel kaasa. Sellest johtuvalt läks edasi siis need artiklid korvpalluritest, siis õnneks tuli tagasi EOK koolitus, kus spordijuht 2.0 koolitus, kus me kohtusime väga paljude ägedate spordijuhtidega erinevatelt valdkondadel, et mitte ainult naistega, vaid ka meestega. Nendega suheldes ja olles ikka 2 päeva järjest, 8 tundi järjest ühes ruumis, jõudis võib-olla paremini kohale just need ja ka omavahel arutades sellised nagu, kuidas need asjad siis meil hetkel tasakaalus on ja vahest see tasakaal naiste spordi poole peal oli natuke altpool, et kõik need on andnud minu jaoks sellised tõuked ja suvel sai kaasatud, nagu öeldakse, oma tiimi paar inimest juurde, kes tunnevad samamoodi, et naiste sport ja just sportlased ja need samad tublid treenerid ja ametnikud ja kaasaaitajad, et nad väärivad ka rohkem sellist teadvustamist, et need inimesed siis rohkem võib-olla ei peaks kohe ütlema, aga ma ei tea, ma ei ole näinud, ma ei tea, mis et aidata sealt poolt nagu kaasa, et tuleks rohkem inimesi selles suunas juurde. Ja nüüd me olemegi jõudnud siis selle tiimiga nii kaugele, et kuna see aeg ja olukord hetkel nii nagu on, et me ei saa ise ringi käia, siis me teeme siis esimese selle webinari ja räägime siis lihtsalt nendest asjadest, et mis meile natukene mitte muret valmistavad, vaid jagadagi oma neid kogemusi, et mina siis soovin panustada edasi, tutvustamas neid ägedaid naisterahvaid, neid ägedaid ametnikke, mitte ainult naistespordis, et on ka ju palju ägedaid naisametnikke ja tegelasi ka just meestespordis, eks, et kuidas ja mind lihtsalt hakkas huvitama, et kuidas nad hakkama saavad, rääkides ka läbi selle oma kogemused, korvpalli rahvusnaiskonna peatreenerina võrrelda ja jagada neid kogemusi. Et ma annakski sõna nüüd Pirjele, et
kuidas sinul nende asjadega? Minul on eelkõige väga hea meel, et see üldse nagu, ütleme, alguses nagu minu poole pöördusid sellise ideega, et kahe käega poolt, et igal juhul inimestele, kes tegutsevad spordis üleüldiselt, olgu nad naised või mehed, oleks oluline see, et nad on ikkagi nagu rohkem nagu pildis, rohkem toimetavad, rohkem tegutsevad, on ju. Samamoodi on, ma tean hästi palju inimesi, ma olen väga kaua aega ise spordi juures olnud, kes ongi sellised ägedad kujud, on ju, ja midagi ei ole teha, aga meie elu ongi selline, et noh, päeva lõpuks rahmeldada, toimetada, tegutseda, on ju, ja noh, lõppkokkuvõttes ikka jõuad mingite tulemusteni asjadeni ka, eks ju. Aga tore on lihtsalt sellest, et sa oled võtnud selle ette selle asja just selle naiste poole ja tore on see, et sa sellega tegutsed, et igal juhul olen ka nõus käed alla panema ja toimetama ja abistama selle ettevõtmistes ja kindlasti on sul ka endal väga palju ideid, mida kõike ette võtta, mida kellegi toimetada teha, on ju, et igal juhul nagu tegutseme, on ju. Aga mis puutub nüüd nagu käsipallimaailma, siis minul on nagu väga konkreetsed suunised, millega ma siin tegelen, eks ju, et kui Anne rääkis siin oma tegevustest pikemast perspektiivist, siis mina vaatan rohkem ettepoole, et minul on väga lihtne, 6. jaanuaril on mäng, on ju Euroopa meistrivõistluste mäng, Eesti mängib Bosnia-Hertsegoviinaga, on ju meestekoondise mäng, Põlvas mesi käib pallis ja 10. jaanuaril on siis mäng Bosnias samade koondiste vahel, et see konkreetselt nende kahe mängu ettevalmistus on praegu siis nagu minu põhitöö, eks ju, ja ma tegelen sellega siis 24/7, on ju. Ja see tuli ka ju üldiselt eksprompt, eks, et see teade tuli teile ju alles veidi aega tagasi, et te peate mängima. Jah, et no meil tegelikult plaani järgi oli ikkagi ette nähtud see, et me mängime nagu novembrikuuses ja me mängime nagu märtsikuuses ja me mängime nagu aprillis, on ju. Aga siis seoses igasuguste nende koroonaviiruste ja nende asjadega siin jooksis see Euroopa Käsipalliliidu kalender nagu ummikusse, osad mängud jäid novembrikuus ära, eks ju, ja siis kuna praegust on võimalik mängida, siis Euroopa Käsipalliliit siis, ütleme niimoodi, tungivalt palus meil need mängud ära mängida. Aga noh, et noh, päeva lõpuks ega ei olegi midagi teha, et kui ikkagi tuleb nagu mängida, siis tuleb mängida, on ju. Aga lihtsalt, et selles mõttes on praegust nagu väga huvitav, et igasuguseid erinevaid väljakutseid, mida tavaliselt mängude korraldamisel ei ole, selles mõttes on nagu väga huvitav, eks ju, et igasuguseid erinevaid väljakutseid, millele sa pead siis nagu välja mõtlema ja millised asjad nagu lahendada, on ju. Aga siiamaani õnneks ikka saab nagu kõik nagu jälle tehtud, vaata, on ju. Ja mul vestlused ongi head, et niimoodi rääkides tuligi meelde ka selline üks võib-olla pöördepunkt suvel, kui Anu Säärits kutsus pühapäeva õhtul saatesse rääkimast üldse naissportlastest, et kui palju nad teenivad ja erinevad alaliidud siis selgitasid neid ja see oli ka üks põhjus, et kuna mina pidin minema otse saatesse, meil korvpall 100 ja siis tundes ennast kuidagi niimoodi natukene aga mida ma siis räägin, siis ma võtsingi oma EOK sõbrad, nagu öeldakse, listi ja helistasin läbi ja õppisime nagu, jagasime omavahel need kogemused, mis nad siis tegelikult on teinud. Ja sealt samast tuligi mulle kohe meelde, et Pire ütleski, et esimene aasta, kui sügisel läks Audentesesse õppima käsipallitüdrukud, et naistekoondis üle pika aja, sai peatreeneri hakkas tegutsema, et äkki sa ütledki, et kui palju asju sa tegelikult, sa rääkis praegu meeste, aga kui palju asju sa oled viimastel aastatel panustanud, et see naiste käsipall ikkagi uuesti pillil tagasi on? No selles mõttes, et selle ütleme siis nende Audentese tüdrukute projekt nagu tegelikult käivitus meil nagu eelmine aasta juba, et nad on nüüd ühe aasta juba ära õppinud, et see aasta on teine aasta, ja siis selle Audentese tüdrukute õppegrupiga, selle käsipalligrupiga koos käivitus meil ka niisugune nagu talendilaagrite projekt on ja see on niisugune rahvusvaheline, selles mõttes nagu natuke suurem projekt on ja kus me kaasame ka väliseksperte ja selle mõte on siis see, et me neid noori mängijaid ei õpeta ainult nagu käsipallialaselt, et me harime neid ka üleüldiselt nagu kõikides nendes valdkondades, mis siis spordis tuleb neil vaja, et noh, seal
näiteks kasvatame nendest siis nagu, või ütleme, üritame siis nagu arendada neid niimoodi, et nad saaksid nagu siis mitmekülgse hariduse, selles mõttes lihtsalt hariduse, et nad eneseharidus oleks nagu suurem. Ja siis see projekt meil käivitus nagu väga hästi on ju, ja Euroopa Käsipalliliit võttis ka sellest tuld on ju, nemad on nüüd ka teinud selles mõttes nagu analoogilise projekti, selles mõttes välja on töötatud siis nagu siuksed nagu, kuidas ma ütlen siis kohe erinevad siuksed nagu, kuidas ma ütlen siis, erinevad valdkonnad, millistes valdkondades neid mänge siis nagu arendatakse on ju, ja selles mõttes on see nagu õnnestunud on ju, aga kahju lihtsalt on see, et sellel aastal selle koroonaviiruse tõttu me pidime siis oma selle sügisese talendilaagri jälle nagu ära jätma, aga noh, loodan, et siis nagu kevadeks ikkagi saaks selle asja nagu korda ja igal juhul tahame seda teha, ega siis kui kevadel seda tehtud, teeme suvel, et tegemata me seda ei jäta on ju. Ja no ütleme siis, kui sa juba hakkad kuskilt minema seda, siis on selle asjaga niimoodi, et kui sa oled andnud nagu inimestele lubaduse, eks, et sa teed nendega koondist, kõigepealt sa teed nendega noortekoondist, siis sa teed talendilaagrit ja siis sa teed nendega jälle noortekoondist või juunioride koondist, siis tuleb lõpuks ta jõuab välja, kasvab välja täiskasvanute koondisse, et seda väljundit neile kõike nagu pakkuda, selleks sa peadki see süsteem olema nagu siuke põhimõtteliselt üles ehitatud ja seoses sellega on siis need ülejäänud asjad ka siis samamoodi nagu käima tõmmatud, et naiste poole pealt, et ega noh, spordiala arengus ongi niimoodi, et sa pead arendama nii naiste kui meeste poolt, ega siin ei ole valikut. Absoluutselt, ma ikka saan oma kuldlause ära öeldud, et ärge unustage, et kui lapsed lähevad trenni, on nad poisid või tüdrukud, siis emad, naisterahvad on need, kes need ilmale toovad ja pahatihti ka enamjaolt trenni viivad. Nii et aga Pirje, sinu jutu jätkuks ma loodan, et nendele noorsportlustele tulevad juurde seesama mentaltreening ja viimastel aegadel minu jaoks on väga oluline ka see teadvustamine juba sportlase karjääri võib-olla alguses, et kuidas on see paralleelelu seal kõrval, et kui ka selle vigastuse või mõne hetkega see sportlase karjäär korraks nagu ära lõpeb, et siis ta oleks ka juba kohandunud ja harjunud, et ta teab, mis on see teine tee seal kõrval. Et need on sellised viimase aja märkmed, mida ma näen, mis oleks vaja ka natukene hakata teadvustama, et need on need kohad, kus on võimalus meil palju edasi arendada. Et ma lihtsalt selles mõttes ütlen seda, et tegelikult tegelikult on niimoodi, et me kõikidest nendest noortest inimestest, keda me kaasame nii noortekoondistesse kui ka talendilaagritesse kui ka juunioride koondisse, isegi rahvuskoondisesse, mõned mängijad on ise sellised. Kõikidest nendest ei saa mitte kunagi alati, ma ei saa öelda, et nad saavad tippsportlased, eks ju. Aga selle eesmärk on ikkagi see, et inimesed saaksid ise areneda, saaksid valida, mida nad oma elus teha tahavad. Tegelikult on sport nagu elukestev õpe on ju. Kui sinust ei saa tippsportlast, siis sinust võib saada väga suurepärane kohtunik. Kui sinust võib saada väga suurepärane rahvusvaheline kohtunik. Kui sinust ei saa näiteks kohtunik, võib saada sinust spordijuht, sinust võib saada manager, klubi tegelane, sa võid olla seotud oma selles mõttes nagu elukestvalt, seotud olla selle spordialaga harrastajana, sa võid olla vabatahtlikuna, sul on niivõrd palju neid võimalusi, et tegelikult see on nagu, ma ütleks selle peale, et see on nagu haridus, eks ju, see on spordiharidus, mida me tegelikult nendele nagu anname, et see ei ole lihtsalt ühe spordiala tutvustamine ja selle nagu ütleme siis oskuste õpetamine, vaid tegelikult on see nagu elukestev õpe selle spordivaldkonnas või selle spordialast lähtuvalt on ju. Ja siis ma arvan, et teised spordialad samamoodi ikkagi toimetavad oma noortekoondistega ja oma lastega ja nende talentidega, et ega kõik tahavad saada jõuda lõpuks välja selleni, et nendel oleks olemas järelkasv, kes toimetaks, kes teeks on ju, et kõige lahedam on ikkagi see, kui sa läheks sinna spordihoonesse, kus on kõige pisikestemad võistlused, eks ju, ja siis on nendel seal emad, isad, eks ju, ja päeva lõpuks sa kasvatad ju nendest lastevanematest uuesti uut põlvkonda peale enda nagu suuremate võistkondade vaatlejaid ja väiksemate võistluste vaatlejaid, et tegelikult see ongi sinu kogukond, kellega sa siis tegelikult toimetad ja tegutsed, eks ju, sa harid seda kogukonda ja toimetad sellega, et see tegelikult on see nagu see sügavam missioon on ju. Kas me saime vastatud, Kriste, sinu mõtetele? Siin tuli minu mõtetele, te kindlasti vastama ei pidanudki, aga siin tuli umbes
10 erinevat suunda, kuhu võiks edasi minna, et nüüd ma üritan valida, et millist suunda siis võiks võib-olla esimesena kuulata, et võib-olla minna seda sama rada pidi edasi, et mis te mõlemad mainisite, et Janne, sa tõid alguses välja seda, et peaks olema nagu tasakaal meeste ja naiste spordis ja seda sa heas mõttes kogesid ka, et sellega on ka nii-öelda siis see teine pool nõus, et kui te käisite sellel EOK koolitusprogrammis, et sealt poolt ka samamoodi ja sina, Pirje, mainisid ka seda, et kuidas tegelikult on see tasakaal nagu tähtis, ja samamoodi mainisid seda, et ka süsteemsus on oluline, et kui midagi üles ehitada, siis see võiks kuidagi olla süsteemne. Et kui me nüüd paneks nagu need asjad kokku ja prooviks mõelda, et mis teie arvamus on selle suunal, et kuidas süsteemne tegutsemine või arendamine, kuna te mõlemad olete arengus väga palju seotud, võiks välja näha selleks, et seda tasakaalu meeste ja naiste spordi vahel arendada. Et kuna tundub, et see on tegelikult teil mõlemal igapäevatöö üks hästi suur siht ja fookus, et mis siin on need murekohad, mis on murekohad, mida võiks arendada, kuidas võiks arendada, et see tasakaal oleks olemas. Ja seda teha siis nii-öelda süsteemselt, nagu Pirje sina välja tõid. Et mis te ise näete, mis siin võiksid olla variandid? No ütleme siis tagasi tulles selle saate juurde, et rääkides nüüd erinevate spordialadega ja mis nagu erinevad spordialad on panustanud. Et mis mulle väga meeldis oli, kui Reili rääkis, Reili on täna kuulaja ka, et jalgpallis, et mis toimub, et kuidas on klubisiseselt nõutud igas klubis, et on olemas ka naiste osakonna, on reeglid paika pandud, kui palju võistkondi, mis nad peavad seal mängima, mis nad peavad seal tegema, seal on nagu pandud ka kirjad, peavad olema vastutavad inimesed, kes nagu öeldakse, mitte ei promo, vaid siis juhivad ka seda naiste ja tüdrukute spordi poolt. Ja mis mulle niimoodi kõrvalt vaadates meeldib jalgpalli juures ja ka võrkpalli juures, et alati neil on koondised on võrdsed, mis mulle kohe paistab silma, et on nii rahvusmeeskond kui rahvusnaiskond on ühel pildil ja nad on nagu võrdsed, et nad saavad võrdset sellist üldist aega. Et ma ei tea, kuidas käsipallis see on, aga see on nagu, mis mulle kohe, mis ma ütlen, mis paistab nagu silma, mis peaks nagu üldse tulema nagu juurde ka teistel spordialadel, et siis kindlasti kajastus, meediakajastus, et ja teatud naissportlased saavad meil väga palju tähelepanu ja nagu on öelnud mulle, et miks ei saa nii palju võrdset tähelepanu, et Eesti spordirahvas on selline tulemuse rahvas, ta tahab nagu tulemust kohe näha, aga mina olen ikkagi seda meelt, et võiks aidata ka neid, kes on teel selle tulemuseni, kuidagi toetada ja innustada ja näidata ka seda poolt, et kuidas sinna jõutakse, et seda teed saab ka näidata nagu ühtemoodi nii meeste kui naiste poole pealt, et siin tekib mul endal kohe ka sellised mõtted, et treenitakse ju tegelikult enamjaolt ju võrdselt, et ei ole näiteks, et ma treenin nagu tüdruk käsipallurit ja mees käsipallurit kuidagi erinevad või korvpallurit, et tegelikult see treeningprotsess on ju enamjaolt, on ta ikkagi ühtemoodi, et sa ei treeni ju tüdrukutega poissi, et sa treenid tegelikult sportlast ja et see nagu selline võib-olla välja toomine, et sportlane, et ei ole naissportlane, meessportlane võib-olla nii palju, aga üldises pildis on ta ikkagi võrdsed sportlased. Ma ei tea, tahtis Pirje midagi täiendada, tuli sul mingisuguseid? Mina nagu näen nagu kahte aspekti, et üks ongi see, ütleme siis nagu see spordiala, nagu siis see, kuidas ma ütlen, see süsteem või ülesehitatus, eks ju, kuidas sa tagad siis sellele noorele inimesele siis selle, kuidas ma siis ütlen, selle spordiala hariduse, eks ju, või haridustee on ju, et olenevalt millise väljundab siis lõpuks ta siis ise valib, et kas ta jääb siis nagu tippspordi juurde või ta jääb siia harrastusspordi juurde. Ühelt poolt, teiselt poolt on siis nagu see klubiline elu ja tegevus, eks ju, ehk siis
kui klubis on ikkagi nagu särasilmsed treenerid ja toimetavad ja tegutsevad, eks ju, siis need lapsed tegelevad väga suure hinnuga ja õhinaga, olenemata sellest, et nad on poisid ja tüdrukud, eks ju, selle spordiala juures on ju. Et mina olen selles mõttes nagu õnnelik, et mina saan öelda, et minul on väga palju, selle peale niimoodi, et kõik need treenerid, kellega ma siin toimetan ja tegutsen, eks ju, kõik nad ikkagi teevad seda asja nagu hingest ja südamest on ju. Et ma olen selles mõttes nagu väga õnnelikus keskkonnas on ju, et lihtsalt, et ütleme siis nii, et mitte minu, vaid alaliidu ülesanne ongi siis nagu luua nendele klubidele ja treeneritele natuke paremat nagu võimalusi, et nad siis saaksid ennast täiendada, et nad saaksid ennast koolitada, eks ju, et nad saaksid ennast arendada ja tänu sellele siis on põhimõtteliselt tagatud ikkagi ka nende õnnelikemate laste ja noorte käsipalliharrastuseks. See on nagu kaks tasandit, mis mööda nagu, või kuidas nagu edasi minna. Mis peaks olema nagu hoitud on. Okei, ma küsiks kohe siia vahel, et sa praegu räägid ja nagu selle võrdselt, aga kas sa oled ka vaadanud ka eelarvesse või midagi, et nagu on nagu eraldi read või on kõik nagu tuleb võrdsetel alustel, võrdsetel tingimustel, et kas on pandud ka näiteks sellele suurele klubile ette kirjutatud alaliidu poolt, et kas tal peavad olema tüdrukute grupid, kas tal peab olema naistevõistkond, kas tal peab olema need grupid seal all, et kas see on ka mingisugune kriteerium, mis nendele klubidele, kas siis alaliidu poolt tuleb nagu toetus sellel suunal või on tal kuidagi juhendisse sisse kirjutatud, et ma tean, et see on nii korvpallis, jalgpallis kui ka võrkpallis, et kas on ka käsipallis või on kõik selline üldine? Et lihtsalt, kuidas ma ütlen, et mingi juhendiga me inimesi nagu ikkagi tööle lõppkokkuvõttes ei pane, eks ju, et inimesed, kas nad tahavad seda teha või nad ei taha teha, eks ju. Kui sa küsid nüüd seda, et kas me klubisid atesteerime, eks ju, või siis nagu kuidagi litsenseerime nagu nende nagu naiste selle koorumi alt ja selles mõttes, siis seda Eesti Käsipalliliit hetkel ei tee. Meil on see küll plaanis, eks ju, me teeme selle klubide litsenseerimist on plaanis läbi viia, on ju. Ma ei tea seda, ma ei ole päris kindel seda, kas see nagu on kõige õigem ja lõpuni kõige mõistlikum meetod sinna panna nagu väga ranged kriteeriumid naiste alal ja tüdrukute alal, kuid kindlasti kõikidel, kellel on potentsiaali, eks ju, me ikkagi nagu üritame siis aidata neid selles mõttes selle koha pealt, et nad võtaksid endale siis neid tüdrukute ja naistegruppe ka, või ütleme siis, naiste gruppi ei saa võtta, kui tüdrukutest ikka pihta hakkab. Et nad saaksid nende tüdrukutega toimetada ja tegutseda. Aga ma veel kord ütlen seda, et kõige tähtsam on ikkagi see, et nende treenerite ja siis nende klubide nagu aitamine ja motiveerimine selles mõttes, et nemad on ikkagi need, kes igapäevaselt tegutsevad nende lastega, nende laste vanematega, toimetavad ja tegutsevad, eks ju. Kui nendel on selleks ikkagi võimalused ja loodud ja ütleme, see keskkond on olemas, eks ju, siis nad toimetavad ka, eks ju. Tegelikult nad toimetavad, on ju. Ja ma arvan ikkagi seda ka, et nende selles mõttes seda mingit tehislikku seda, et me sellega jõuame nagu küll kuhugi maani, eks ju, kui sa teed väga süsteemselt ja sellel on väga suur nagu rahastus olemas, eks ju. Aga ma ikkagi arvan, et kogu elu on püsti inimsuhetel, on ju, ja inimeste nagu vabal tahtel, eks ju, ja kui inimesed vabalt tahavad, eks ju, ja nendele see asi meeldib seda, siis tuleb seda nagu tagant utsitada, selle leeki tuleb puhuda, on ju. Aga et sundimisega sellega me vist väga kaugele lõppkokkuvõttes ei jõua seda, et meil lihtsalt tuleb vaadata otsa ka nendele igasugustele reaalsetele ressurssidele, mida me kasutada on, eks ju. Eestis on siis inimressurss, eks ju, siis on finantsressurss, siis on muud ressursid, et midagi ei ole teha, et ma ei hakka kohe käppi püsti ajama, eks ju, aga lihtsalt see on nagu reaalsus, ja teine asi on see, et üheski arengus sa ei saa astuda niimoodi, et sa lähed nagu esimesest astmelt kohe 10. eks ju, sa pead selle 2., 3., 4. kuni 10. välja kõigid astmed ära käima. Kui sa oled neid astmed läbi käinud, siis sa jõuad sinna pärale, aga ilma niimoodi, et sa hüppad nagu langevarjuga ühest kohast teise, nii ei saa. Jaa, seda loomulikult, aga see ongi see võib-olla pool, kuidas me tahakski tähelepanu, et see naiste ja tüdrukute pool vajaks võib-olla rohkem
ka tähelepanu, võib-olla mitte hetkel raha, et alati ei olegi raha, vaid on ka sellised ilma rahata asjad ja võib-olla on see sama utsitus ja tähelepanu ja nagu me isedki teame, siis naised me oleme nõus emotsiooni ja hea tunde pealt minema ja tegema üliägedaid asju, mis võib-olla jah, teine grupp, kellel on kõik ette taha kinni makstud, ei teegi seda, et nii ta paraku on jah. Et siit tundub, et päris palju erinevaid suundi ja väga palju kõlas läbi just seda nii-öelda aitamise, motiveerimise ja utsitamise poolt. Et kui te tõitegi välja seda sama asja ka, et nii-öelda sundida otseselt ei saa ja natuke peaks seda nii-öelda tahet ka olema ja see on nagu üks kõige olulisemaid asju. Samas käis läbi ka see, et see pidev enese täiendamine ja võib-olla ka see oma rolli tajumine, et tõite välja seda, et treenerite roll on väga oluline, kes seal ümber on ja et kui me siit lähmegi nagu selle pealt edasi, et kui Pirje sa mainisid seda, et inimsuhted on hästi olulised, selleks, et üldse nagu kuidagi edasi minna, midagi teha, et äkki me lähme siit tagant natukene nüüd selle teie enda kogemuste peale ja selliste koostöösuhete ja inimsuhete peale, et millised koostöösuhted või inimsuhted on teile enda elus olnud kõige tähenduslikumad ja kuidas nad on teid aidanud? Oi... Ja siin ma tean, et neid suhteid on kindlasti hästi palju, aga kui valida paar tükki välja, et just mis on nagu hästi tähenduslikud võib-olla selles mõttes olnud, et nad on kuidagi aidanud ka oma rajal edasi minna ja oma suunda edasi teha, et mis seal on need kasulikud koostöövormid olnud? No, ma alustaks ja üldse minu treeneriks saamine, et pärast tippspordist, nagu öeldakse, päeva pealt lõpetamist, siis treeneriks saamine oli kõik selline ja ülikoolis õppimine, kõik see käis kuidagi kõrvalt ja siis tekkisidki minu kõrvale 2 sellist mentorit, ja need mentorid ei olnud nagu treenerid, kelle käe all ma olin ise treeninud. Et kuidagi kõrvalt vaadates tekkiski nagu selline julgus minna ja tema käest küsima ja sellest tekkiski kuni siiamaani kestev, see nüüd on juba mitukümmend aastat, selline julgus minna küsima. Miks ma toon seda välja, seda julgust minna küsima, sellepärast, et kuna ma ise astusin ka ülikooli ja samal ajal sain ka kohe olla treener, siis mul tekkis väga palju küsimusi, sellepärast, et mina lõpetasin oma mängimise, nagu öeldakse, rahvusnaiskonnas kaptenina, mänginud ka välismaal, ja siis võtta noortegrupp, et minu jaoks oli see ja mitte ülikoolis olnud veel õppinud veel hetkel, kuidas nagu pedagoogiliselt ja kuidas siis didaktiliselt minna nüüd selle noortegrupi juurde ja hakata nagu õpetama, et see tekitas minu jaoks väga suuri küsimärke ja ma läksingi küsima, siis nagu öeldakse, lähemate inimeste käest ja mul on seda väga kurb öelda, aga väga paljud treenerid ütlesid, et ei, sa pead ise selle tee leidma, sa pead ise õppima, ise tegema ja ega siis rohkem nagu küsima ei tahtnudki minna ja siis õnneks juhtusidki sellised head asjad, et see grupp oli väga hea, ma arenesin koos selle grupiga ja siis tuli võimalus, mille eest ma olen väga-väga tänulik noortekoondiste peatreeneriks, kus 7 suve järjest saigi 24/7 olla täiesti ja kasvada koos nende tüdrukutega ja kui me räägime siis koostöös, siis selle 2 treeneriga, kelle käest siis sai nagu küsitud kõige nagu enda jaoks kõige rumalamad küsimused ära, siis see koostöö kasvaski selles vormis, et mul oli julgus küsida ka selliseid küsimusi, mis mulle endale tundusid, et tegelikult ma ei peaks neid küsima. Et selline avatud ja üksteist toetav ja eriti viimastel aastatel on just seda selline, et mida edasi teha. Et minu mängija karjääris oli mul palju selliseid treenerid, kes kogu aeg olid hetkes, kogu aeg rääkisid, mis sa nagu teed valesti ja mis kogu aeg. Ja siis tekkis selline
selline eksimise hirm või ja see tuli nagu see muster tuli kaasa ka minu treenerina ja minu võib-olla esimeste koostöövormide juurde, mis natukene ei lasknud mul võib-olla ise olla selline avatud, nii nagu ma olen nüüd läbi koolituste ja läbi erinevate kogemuste nüüd mõistmaks, et koostöövorm üldse treeneri, mängija ja kolleegide vahel on selline avatud ja edasiviiv ja mulle väga meeldib ka selline mõtlemine, et see edasiside. Et tagasiside on ka muutumas minu jaoks seda sellisest edasisideks, et mul on olnud väga kirju ja põnev õppimise elukestev õpe, nii nagu Pirje ütles, et aga need 2 mentorit on olnud väga pikka aega ja nemad on jäänud kuni siiamaani minu jaoks inimesteks. Ma tunnen arengut ka selles suunas, sest nüüd olen ma jõudnud ka sellisesse ajajärku, kus ma tunnen, et kui ma ennem olin enamjaolt nõus oma mentoriga, siis nüüd on tekkinud ka mul omal sügava nagu oma tee ja oma arusaam ja kuidas ma seda väljendan ja kuidas me suhtleme, toimub sellises avatud õhkkonnas ja selline nagu kindlustunne, et ma ei pea alati olema nagu ühel nõul, aga ma väljendan seda tunduvalt teistmoodi, kui ma tegin seda 10-15 aastat tagasi. Kuidas sul? Mina üldiselt arvan, natukene see ei ole nagu päris reaalne, mis ma nüüd räägin, aga mina üldiselt arvan, et inimesed tulevad sinu ellu mingisuguse mõttega või mingisuguse eesmärgiga, kui kuidagi nad tulevad su ellu, vaata. Ja lõppkokkuvõttes, ütleme siis nii, et nad õpetavad sind, eks ju, vaata, nende inimestega koos, et nad õpetavad sind, eks ju, et iga inimese nagu oskus on siis nagu selles mõttes, kas sellest siis kinni haarata või siis sellest nagu mitte kinni haarata, et näiteks minul on, ütleme siis, mul on nagu mitmeid selles mõttes nagu mitmeid erinevaid siis suhteid, et siis nagu koostöösuhteid, et ütleme, ma pean siis mis ma ei pea, vaid ütleme siis alaliidus on, eks ju, minu juhtideks on siis nagu käsipalliliidu juhatus, on ju, teisipidi, eks ju, ma siis toimetan oma klubidega, on ju, et kõik need inimesed, kes nad nagu selles, ma pean ütlema näiteks, et mul on nagu õudselt vedanud, eks ju, et need minu käsipalliliidu juhatuse liikmed, nad on olnud nagu hästi toetavad ja nagu selles mõttes abistavad ja julgustavad, et vahetevahel on võetud asju ette, mis on just ikkagi nagu täiesti niisugune nagu Ameerika karussellidele sõita, eks ju, aga nad alati sõidavad nagu minuga kaasa, et nad kunagi ei ole nagu keegi karusselli pealt maha hüpanud, et nad on nagu alati nagu sellisesse nagu abivalmid, eks ju, ja sellised just selline see keskkond on nagu selline mõnus ja toimetamine, et nad on usaldavad, et tegelikult siis sa saad ka tegutseda, eks ju, ühesõnaga ja teiselt poolt on siis nagu klubid ka, et ikka, kui on ikkagi tehtud, kui on mingid asjad ette võetud, on ju, et siis pannakse ikkagi seljad kokku, tehakse asjad ära, et keegi, ütleme, et nagu mingeid asju nagu kuskile mingid pooleli või midagi sükest, et ikkagi nagu on, ikka tehakse ja ollakse ja ütleme, keegi ikkagi lõppkokkuvõttes alt ei hüppa, on ju, et ma saan nagu nende peale kindel olla, et ütleme, igasugustes nagu partnersuhetes on samamoodi, et ütleme, ma ütlen koostööpartnerite mõttes siis, eks ju, et kui ma ikkagi mingeid koostööpartnereid niimoodi siis nagu, ütleme siis mitte valin, eks ju, aga et kui elu mind kokku viib ja mingitest vajadustest tulenevalt, eks ju, siis need inimesed, eks ju, kellega sa saad nagu asju ajada, kes on nagu, kes viitsivad sinuga lõpuni minna ja kes viitsivad seda sinu probleemi nagu lahendada, nendega sa tegutsed edaspidises elus ka ju väga palju seda ja sa jäädki nendega, sa saad nende peale loota ja ongi kõik, eks ju, elu on nagu lihtne, et mõne inimesega, ma olen seda nagu hästi palju oma elus kogenud, et mõne ettevõttega või inimesega sa võid kirjutada alla lepinguid 10 lehekülgede pikkuseid, eks ju, ja see ikkagi ei toimi, on ju. Teise inimesega istud maha, räägid 2 sõna, eks ju, ja lööte käed ja mitte midagi rohkem ei olegi vaja nagu teha, et see on nagu elukestev side ja te töötategi koos ja toimetategi koos ja see on nagu mõlemale poolele nagu kasulik ja nagu õnnelikuks teeb, või selles mõttes nagu selliseid nagu, ütleme, väärtust loov, eks ju. Et lihtsalt tulebki toimetada ja tulebki tegutseda ja tuleb need inimesed üles leida ja tegelikult on see äge, tegelikult ongi äge, ma ei oska seda nagu kuidagi nagu, sest iga inimene, kes su ellu ikkagi tuleb, ta tuleb su selles mõttes nagu siin midagi õpetama, ütleme, et sinu enda asi ongi see, et kas sa siis nagu vaatad silmad lahti või sa ei vaata silmad lahti.
kui paratamatult on niimoodi, et kui sa nagu, ütleme siis mina olen nagu kogenud niimoodi, et kui sa paned nagu silmad kinni ja mõtled, et ei, et ma seda asja praegust ei tee, et see teema ei ole nagu see teema, vaid hoopis tegelikult on mingi teine teema hoopis on ju. Natuke aja pärast märkad jälle, et mingisugune järgmine inimene tuleb seda sama teemaga, eks järelikult see on õppimata õppetund, see tuleb ikkagi ära õppida ja ongi kõik on. Just, et sa rääkisid sellest usaldust luua on väga raske, et see nagu mõnega ta on ja mõnega ta ei ole. Usaldust lõhkuda on väga lihtne, et kõik need, mis sa rääkisid, on tegelikult on ju mingisugused oskused, kuidas seda usaldust tekitada ja luua, et see ei ole ju päris nii, et räägime ja kohe see usaldus tekib, et selleks on ka mingisugused ikkagist õpitud koolitustel, me saime need võlulaused ja neid õpitud asju küll palju, aga nüüd hetkel me istume siin laua taga ja siis ei tulegi need kohe need asjad meelde, et neid peab ikkagist kõvasti harjutama. See põhimõte on ikka selles, et tee teisele seda, mida sa tahad ja sinule tehakse, päeva lõpuks Nojah, ja siin on ka siis tuleb see eestlaste vanasõna, et kes tegijale ikka juhtub nii, et on pärast tühjad pihus. Et ega päeva lõpuks toimetada tuleb nagunii ja asjad tuleb ära teha, eks ju, ja tuleb ikkagi vaadata, et need asjad oleks tehtud hästi, võimalikult hästi, eks ju, ja sa oled ise, ütleme, et inimene on iseendaga sellisel juhul ka rahul, kui ta on iseendast andnud nagu maksimumi, eks ju, et kindlasti saab kõiki asju alati paremini teha, et mina olen selles mõttes võib-olla natukene nagu, ei ole nagu võib-olla, ma nagu alati leian, et alati saab paremini teha, eks, et ma ei ole nagu lõpuni kunagi rahul, on ju, aga vähemalt ma olen selles mõttes rahul sellega, et me oleme kõik teinud, eks ju, kõik see tiim, kus midagi on tehtud, on ju, nad on teinud nagu seda oma parimat südamet, oma parima teadmise juures ja nii see oli ja ongi kõik, Jah, tuues oma viimase kogemuse rahvusnaiskonna juures, siis see tiim või see treenerite tiim minu jaoks oli väga-väga oluline ja üldse tiimis on oluline, et on nii, nagu öeldakse, nii erinevates valdkondades minust kindlasti tugevamad inimesed, et nad saaksid panustada ja anda endast maksimumi ja sellest võidab nagu kogu see tiim ja hetkeolukorras siis kogu Eesti naiste korvpall, nii nagu ma oma rahvusnaiskonna tiimist räägin, et selles mõttes mulle meeldib ka, nii nagu sa ütlesid, et igaüks saaks oma panuse anda, igaüks saaks tuua oma selle parimad küljed välja ja siis annab selle lõpptulemusele väga palju juurde, aga see kõik toimubki läbi selle usalduse, väga hea koostöö, formatsiooni ja kuidas sellele teeni jõuda, siis sellest võib päris pikki loengud, mis meile seal räägiti ja õpetati, kuidas seda johtuda, et nad kõik siis tunneksid ennast mugavalt ja tahaksid anda ikkagi ja panustada sinna projekti või sinna ühtesse asja oma maksimumi. Et tundub, et siin on jällegi mitu nagu sellist huvitavat asja, mis teid ühendab, ja väga palju kõlab läbi just see üksteiselt ja teistelt õppimine. Et kui Janne, sina tõid välja alguses seda, et kui oluline on see julgus minna teistelt küsima, ka siis, kui küsida küsimusi, mis tunduvad ka nii-öelda rumalad küsimused, et kui oluline see tegelikult on ja samas ka luua enda ümber tiimi, kes tegelikult on sinust mingites valdkondades natuke nii-öelda teadlikumad. Ja samamoodi tõid Pirje sina välja, et kui oluline on see, et kui me oleme kellegi koos ja veedame aega, et siis on hästi tähtis see, et me kuulame. Me kuulame, paneme tähele, oleme avatud ja selle läbi jällegi nagu rohkem õppida. Et see on jällegi selline asi, mis tihtipeale spordikultuuris ei ole nii sisse juurdunud. Et see ongi hea, kui ma nii-öelda kuulan, õpin teistelt pidevalt ja ikkagi on paraku spordikultuuris ka palju meil veel seda sees, et nii-öelda mina ise pean olema see kõige targem ja mina ise peaks olema see, kes nüüd kõike teab, et kui palju teie seda näiteks oma töös olete tajunud, et kui palju on seda avatud koostööd, et kas see on nagu ütleme selline kogemuste, et igal pool oleks see valmis, et teeme ja õpime üksteiselt ja teeme kõike koos või olete te kogenud raskuseid ka nende koostöösuhete käigus, et kus on tajuda, et seda ei ole, seda vastastikust nii-öelda avatust koostööd teha, üksteiselt õppida ja kui te olete kogenud, siis mida võiks seal teha selleks, et see avatus suureneks? Et ilmselgelt läbi selliste koostööde
nagu jälle te tõite mõlemad välja, et kui palju saab kasu rohkem sellest, kui tegelikult töötatakse tiimiga võrreldes sellega, et ma teen üksinda midagi. Et mis te siin näete, mis on mõned murekohad tänapäeval, kas neid on meie spordimaastikul ja kuidas neid murekohti võiks siis ületada või mida võiks teha selleks, et seda avatust koostööks erinevates valdkonnas, erinevates spetsialistide vahel oleks rohkem? Noh, see on, ütleme nii, selline sükene hell teema on mul minu enda kogemus. Kuna ma olen töötanud väga erinevates gruppides korraga siis, või nagu tiimides, siis on olnud ka selliseid tiime, kus mulle endale meeldib väga oma kogemustest rääkida, eriti nendest, millest ma olen nagu õppinud. Ehk siis mitte kasutada seda sõna negatiivset, aga just nendest, nagu mulle meeldib öelda, et ja võitu naudid see üks päev, aga kaotusest tuleb mitte muserdada, vaid peab nagu õppima ja sealt saab edasi minna ja see ongi see koht, kus õpetab. Siis mul väga palju neid, nagu öeldakse, tiime ei ole olnud, kus saaks nagu avatud kaartida nagu rääkida, aga on ka olnud 1-2 gruppi, kus siis põhiareng toimubki avatud kaartidega nagu oma kogemuste jagamine. Et me teame kõik eestlasel nagu avaneda niimoodi on suht keeruline, see võtab aega, aga kui siis saab avatud, siis need vestlused ja kogemuste jagamine just üksteisele oma valdkonnast ja ka samast valdkonnast, siis see esiteks ta lähendab, ta annab võimaluse areneda mõlemil ja mis minul on ka, ma olen saanud väga palju materjali korvpallitreeneri, just teiste korvpallitreenerite käest, kellega nagu sa räägid oma, nagu öeldakse, nendest negatiivsetest kogemustest, et tema saab anda nagu oma kogemusi jagada, mis tema nagu mõtleb, mis ta ise vaatab selle läbi ja mina siis saan selle, nagu öeldakse, saan seda materjali juurde, et ma olen praegu ise oma hilisemas elus saanud nagu vastupidi seda sama tunnet nagu tagasi, sellepärast ma ütlengi, et ma tean, mis mõlemad tunnevad, kui me jagame siis materjali ja kogemusi, et mul on väga siiras, mitte et ma nüüd oleks nüüd väga kogenud, aga minu aastatega on nagu tulnud ka mulle sellised paar noort treenert nagu küsima ja siis saan mina nagu tagasi jagada ja see tunne, kui jagada ja rääkida väga avatud ka oma kogemustest ja näha seda reaktsiooni, et tegelikult, et ta tunneb, et me oleme nagu ühel joonel, et ei ole nii, et noortreener on siin või seal, et see on olnud nagu minu kogemus, mis on nagu üliäge. Mulle väga meeldib, mis on selliste avatud treeneritega toimunud ja avatud niisugustes gruppides, et pahatihti ongi see võib-olla see, kas siis koolitus või see loeng ei olegi nii palju andnud, aga just kui see tagasiside ja otsene kogemuste jagamine. Mina arvan sedasi, et see, mis otsekoja maha ei löö, see teeb ainult tugevamaks vaata, et see on nagu siuke, see on nagu edasiviiv, et sinnamaani, kuni kõik on ilus ja lille, nagu öeldakse, nagu lillepöri, sinnamaani kõik nagu keegi ei arene ka, eks. Et tegelikult need komistused elus ongi selleks, et see inimene nagu inimesena areneks. Et mul on üks käsipallitreener, kes ütleb niimoodi, et ega siin elus tuleb kõik üle elada, sul tuleb ka üle elada. Kas nüüd nii tahtis, et kõik seda asja võtta, eks, aga päeva lõpuks on ikkagi see, et see kõik ongi selles mõttes, see ongi see, mis inimest nagu arendab, eks. Sa pead otsima, kui sa oled väljapääsvates olukorras, sa pead otsima võimalusi ja neid uusi võimalusi, kuidas sa siis neid teemasid lahendada, on ju. Aga mis nüüd puutub tiimi, siis tänapäeval ma ütleks selle peale niimoodi, et üksinda ei olegi võimalik midagi teha, eks. Ja ütleme siis alaliidu poolt vaadates, ma ütlen selle peale niimoodi, et meie alaliit ei ole nii rikas, et nagu, ütleme siis panustada nagu selles mõttes nagu, ütleme siis nagu, kuidas ma siis ütlen, me ei ole nii rikkad, et me saame endale lubada seda, et me kasutame nagu professionaale, ikkagi nii palju, kui on võimalik, tuleb kasutada oma eriala professionaale igas valdkonnas ja selles tiimis on.
et nad siis tegutseksid, toimetaksid, eks ju, sest et nende kõikide panus sellesse meie asja ajamisse ongi see, mis lõppkokkuvõttes siis nagu väljendub kuskil mingites tulemustes, mingites eesmärkide püsitamises on ju. Ja meil ei ole valikut, et selles mõttes, et kui need inimesed tahavad nagu teha ja toimetada, siis igal juhul tuleb neid kaasata, igal juhul tuleb nendega toimetada, igal juhul tegutseda. Ja et noh, meil on nagu kõik selles mõttes oodatud, et kui inimesed nagu tahavad, siis loomulikult on ju tegutseme. Miks ma seda nagu räägin praegult ongi see, et mul on endal ka õudselt hea meel selle naistekoondisega, meil oli nagu esimene treening ka nüüd ära, mõned treeningud olid siin, eks ju, esimene treening oli Kalevi spordialis mõned päevad tagasi on ju, ja noored treenerid, eks ju, ja siis selles mõttes nagu sihuke äge on, endal on ka äge, seal käis ringi seal spordihoones, väga äge ja seda vaadata, kuidas nad seal on nii ägedad, et need treenitavad või need mängijad on ju, siis need on sihuke nagu uus, sihuke nagu tuuled ja uued siuksed mõtted on ju, ja siis need treenerid on ägedatele ja kõik on sihuke nagu, no hästi äge on praegu, ütleme siis nii on ju. Mina oma kogemusest lisakski siia juurde, et noore treenerina üldse alustades ükskõik kus siis tiimis olles, siis nüüd ma võin julgelt öelda siis alateadlikult kõik need, kes torkisid ja kõik need, kes siis nagu kritiseerisid, siis neid ei tahtnud kuulata ja neid tahtsid lükata kõrvale ja minna oma teed ja mitte neid kuulata, siis üks kõige suuremaid muutuseid ongi viimastel aastatel just kaasata heas mõttes need torkajad, need, kes näevad siit teisest küljest, et ei tekiks seda mugavustsooni, et vahepeal väga mugavalt sinna toolile jääks ja vahepeal, et kõik on jube äge, et kõik on niimoodi õhinal, et selline teise suuna nägija, teise nurga alt vaataja, et see on ka selline asi, mis peaks olema sellel tiimil kaasas, et ja omavahel öeldakse kokku leppida, et see torkamine ei ole selleks ja need omavahel lihtsalt need kokkulepped, kuidas see torkamine peaks olema, aga see on üks minu enda kogemusest üks suur muutus, mida ma olen keeranud siis nagu öeldakse positiivseks oma töös ja kogemus. Ja see tundubki, et siit nüüd tulevad välja sellised hästi olulised asjad, et just see iga ühe panuse väärtustamine ja kaasamine on ka asjad, mida nagu koostöö soodustamiseks võiks kindlasti silmas pidada ja laiendada siis seda ka nii-öelda nendele, kes julgevad midagi teisiti öelda ja julgevad teisiti väita midagi, et kui mõtta, täna hommikul ma just kuulasin ühte väga huvitava psühholoogia eksperdiga podcasti, tegelikult päris sarnasel teemal ja tema tõi just välja seda, et tegelikult need, kes on edukad juhid, et nemad kaasavadki enda ümber inimesi, kes neid küsivad tema käest küsimusi, mis panevad teda põhjendama ja argumenteerima, miks tema otsused on head. Võrreldes nendega, kes kogu aeg ütlevad, jah, see on hea. Ja see on asi, mis viib tegelikult edasi, mitte ainult seda ühte inimest, vaid just seda tervet tiimi ka. Et just julgust selle osas, et kaasata neid, kes julgevad küsida ebamugavaid küsimusi. Et kui kellegi ümber moodustub selline tervik, et on tiim küll, aga kõik kogu aeg ainult noogutavad. Ja siis, kui sa lähed ruumi sisse ja ütled tere hommikust ja siis keegi sealt kuskilt taganurgast ütleb, et hea mõte, ma olen nõus, siis on teada, et on vale tiim, et tuleks sinna kuidagi uued inimesed valida, et see nagu eriti edasi ei vii, et see on ka üks asi, mida kindlasti võiks olla jälle rohkem, et hea tiim ei ole see, mis kõik täpselt ühes suunas mõtleb. Et selles suhtes on tore, et te seda mõlemad oma elus olete kogenud ka, et ma nüüd olen teadlik sellest ajast ja ma olen teadlik ka sellest, et meil on tulnud ka üks küsimus ja seda tahaks kindlasti edastada, et see natuke seostub, võib-olla ma natuke loon seda linki ka, et see seostub sellega, et te olete tegelikult mõlemad väga palju oma töös ja oma fookuses selles, et kuidas teha asju paremaks. Ja me oleme täna ka rääkinud sellest, et kuidas võiks teha asju paremaks, mis võiksid need muutused olla. Ja te tõite välja seda, et kuidas tuleb teisi motiveerida ja tuleb aidata ja tuleb, tuua välja teiste panust ja tuleb kaasata ja kõike seda teha. Aga samas selleks, et selleks ressursse jätkuks ja te suudaksite seda edaspidi ka teha, et neid muudatusi ellu viia, mis ei ole mitte kunagi lihtsad. Arengud on alati mingil määral ebamugavad ja kõige ägedamat ja teistmoodi ideedega ei tule kunagi 100% inimesi kaasa. Et kuidas te ise ennast sellel hetkel motiveerite, aitate, toetate, mis on need asjad, mis on aidanud ikkagi jätkata sihikindlalt, töökalt, eesmärgipäraselt oma suunal ja teha muutuseid ja viia muutuseid ellu. Et mis teid aidanud
on ja mida te soovitaksite võib-olla ka nendele, kes kuulavad, et mis kindlasti võiksid olla need olulised asjad, mida meeles pidada seal ja millised oskused, omadused aitavad? Mind on aidanud just sellel viimasel ajal otsus. Need muutused võib-olla tulid seal SEC-is ehk FIBA Euroopa rahvusvahelisel koolitusel, kus Eestist iga aasta olenevalt siis aasta ajas või sellest aastast saab 1-3 Eesti treenerit ja saab siis, nagu öeldakse, Euroopa parima korvpalli juurde nagu selle koolituse, et sealt tuli selline minu jaoks selline algus ja seal ma üldse sain nagu esimese sellise korvpallihariduse ja siis minu elus oligi väga palju korvpallikoolitusi, see oli nagu järjest. Siis ma sattusin ka loengutele ja siis tekkis ka meil Eesti spordis hakkas juurduma see, et on vaja seda kõige väiksemat lihast sellel sportlasel treenima, see mentaalsete oskuste treenimine. Et see tuli sinna juurde ja see hakkas mind huvitama, kuna minu korvpallitreeneri alate koolituste number läks üle 300 tunni nagu 1,5 aasta jooksul, siis see sattumine sinna mental coaching koolitusele oli minu jaoks üks väga suur muutus, kus ma tundsin, et kuna ma kogu aeg olen selline väga energiast tulvil ja uude ideede, nagu öeldakse, mitte genereerisime, aga kogu aeg tahaks nagu asja paremaks saada ja otsida nagu erinevaid mooduseid, siis sinna koolitusele sattudes oli üks väga suur muutus minu kui just nagu treeneri ja inimese osas. Sealt tekkiski mul ka selline järjepidev enesearendus just selle mentaalsete oskuste poole pealt, sest ka paljud artiklid Eesti spordis hakkasid tulema, kuidas ikkagi aidata sportlasi selle tulemusena. Siis tuli mul endal meelde ka need hetked seal vabaviskejoonel või time-out'i ajal need närvilised olekud ja olles siis Tallinna Ülikooli naiskonna peatreener, nii mitu korda tulid ka endale need olukorrad, kus ma teadsin mängijana täpselt, mida ta hetkel mõtleb, aga mina treenerina ei osanud nagu, ma teadsin, mida me mõtlesime ühtemoodi, aga kuidas nagu öelda lühidalt nii, et see mängija läheks ja realiseeriks. Nagu öeldakse, karjumine või hetkel ütleme talle, et miks sa nii ei tee, see nagu ei toimi. Ja võt see tekitas minu jaoks väga suure uue maailma, mis on aidanud mind ka mitte ainult treenerina, vaid inimesena ja ka emana väga-väga palju. Siis sattusid ka minu teele sellised inimesed nagu minu coach, kes on siis Reijo, kes aitas kokku panna üldse seda minu võib-olla selliseid need hulle ideid ja võib-olla ka neid mõtteid ja neid asju kõik kuidagi panna neid loogilise järjekorda ja sinna juurde muidugi järgmised enesetäiendused ja sattumine sinna EOK poolt korraldatud sinna Spordijuht 2.0 koolitusele, mis oli tegelikult väga elumuutev. Mitte ainult see koolitus, ma vaid sinna juurde ütlen koostöö coach'iga, koostöö mentaltreeneriga, et siinkohal võibki öelda, et minu mentaltreener on Kristel Kients ja meie koostöö on olnud juba vist üle 4 aasta, aga sealt nende inimestega nad on suunanud mind nägema suuremat pilti ja võib-olla ka lugema rohkem ja lugema ka võib-olla selliseid raamatuid ja jõudmisele sellisele arusaamisele vahepeal niimoodi, et appi, et see enesetäiendus ja otsimaks kogu aeg, kuidas mitte saada paremaks, aga võib-olla ka peeglisse vaadata ja natuke analüüsida ja mõelda kaasa ja siinkohal peangi ütlema, mida Pirje seal lõpus ütles
ka välja seal EOK seal lõpus õhtul, et me õpime neid oskusid kogu aeg, et kui me ka täna siia tuleme näiteks, et mis me siis täna räägime, eks, et meid, meie õpetatud teatud asju, et need asjad tuleb võib-olla nüüd, kui me läheme koju ja siis homme helistame üksteiselt, issand, mida me seal rääkisime, et mis asja, me teame ju, et tegelikult oleks pidanud nii ütlema ja nii tegema, et see on õige, et kui need asjad hakkavad vaikselt tasapisi tulema lähemale, järgmine kord võib-olla, kui tuleb järgmine webinar, siis me oleme juba nagu teeme need asja natuke varem, et jõuda, see minu isiklik kõige suurem enesearendussoov, et ma jõuaksin nii, et ma sel hetkel, kui ma oma suu avan, et siis mul oleks juba peas kõik asjad juba nagu niimoodi ideaalselt välja mõeldud ja ma suudan ennast väljendada ja rääkida niimoodi, et tekiks seda efekti pärast, et miks ma seda ei teinud nii või miks ma ei teinud seda naa, et vaadates neid paljusid tippjuhte ja paljusid selliseid vau-inimesi, siis sinna poole see pürgimine võtab väga-väga palju aega, aga nende inimestega ja nende enese täienduse ja arenduse koolitustega. Ma loodan, et võib-olla 25 aasta pärast me sinna jõua. Kui kellegi on muidugi sellest kasu. Kuidas sinu kirja? Et mina ütlen selle samamoodi, et mina üritan ikkagi nagu ühesõnaga ma üritan, mulle pakub huvi ja mulle meeldib hästi osaleda igasugustel põnevatel koolitustel, et tahan just Marisele öelda tänusõnad, et ta selle spordijuht 2.0 siin viimasena käima tõmbas. Et enne seda oli mul siis, enne Marise spordijuht 2.0 ma käisin, siis olin Kölni ülikoolis ja õppisin siis sertifikaadiõpet ja siis oli European Handball Manager on ju, et siuksed nagu rahvusvahelised ja siuksed nagu Eesti-sisesed ägedad koolitused on tegelikult need, mis sind hoiavad ennast nagu värsked, kui sa sellest nagu võtad osa hingega, eks ju. Et see on ühelt poolt, teiselt poolt on siis see, et mis siis motiveerib, eks ju, on siis see, et kui su siis projektid õnnestuvad, mida sa oled ette võtnud või siis nad ebaõnnestuvad, eks ju, et igale asjale kohta tuleb ju teha analüüs, et midagi nagu ebaõnnestud, eks ju, sa pead samamoodi tegema analüüs, miks pärast asi siin täpselt niimoodi välja ei tulnud, on ju. Ja kui sa saad aru ikkagi, et tegelikult see suund, mida sa teed on õige, aga võib-olla see, ütleme, esimene, nagu öeldakse, samm võib-olla läks metsa sellepärast, et ei olnud võib-olla seda või teist või kolmandat, siis tuleb see uus samm teha ja lõppkokkuvõttes saadki asjad ikkagi tehtud, on ju. Et lihtsalt, et see pidev, ütleme, ongi nende asjade tegemise, õnnestumise ja mitteõnnestumise pool ja siis enesearendus on nagu need, mis sind hoiavad nagu värsked, on ju, ja mis sind nagu tegustamas hoiavad. Ja igapäevatöö kohta ma ütleks siis sedasi, et ma ei saa öelda, et meil on iga päev siin oleks, ei ole niisugust päeva, kus meil oleks päevad, oleks spordi sees oleks päevad nagu täiesti ühesugused, et sa teed nagu, sa ei tee mitte kunagi nagu niimoodi nagu 2 või 3 päeva, sa ei tee nagu ühte sama asja, sa võib tegeleda ühe sama teemaga, on ju, aga need asjad, millega sa siin iga päev tegeled, need on nagu, need on niivõrd nagu erinevad asjad, on ju, ja see pakub sulle nagu niivõrd palju nagu, ütleme siis igale sinu nagu hingerakule igasuguseid emotsioone, et tegelikult see ongi see, miks see sport on nagu nii äge, on ju. Miks ta on nagu niivõrd teistsugune, et see, võib-olla see meelelahutusvaldkond on samasugune, et ma ei oska selle öelda, et ma ei olnud seal kunagi selles valdkonnas väga palju sees supelnud, on ju. Aga siin spordiinimesed on ikkagi nagu orienteerutud tulemusele, eks ju, ja sul on nagu selles mõttes on asjad on lihtsad, eks ju, kui sa võidad, siis sa oled nagu, siis sa võidad ja sul on käed püsti, eks ju, ja siis sa kaotad, siis sa oled nagu paar päeva pikali maas ja mõtled, et mis siis nüüd sai, eks ju, miks nüüd sai, eks ju, ja kuidas siis teha niimoodi, et ikka võita saaks, on ju. Et asjad on nagu mustad ja valged, eks ju, ja teine asi või kolmas asi on siis see, et nii suurt üritust, ülemaailmset üritust nagu olümpiamängud, eks ju, teistes valdkondades vist eriti väga kuskil ei ole seda, et kui on spordivaldkonnas, eks, mis siis arvab nagu inimesi üle maailma, eks ju, et sport on ikkagi nagu inimesi ühendav nagu eluvaldkond, eks ju, ja tegelikult see ongi see äge, eks ju, et kui sa ikkagi suudad nagu toimetada selles valdkonnas ja siis see meeldib, eks ju, see pakub sulle ütleme siis nagu väljundeid, siis see ongi see, mis sind lõppkokkuvõttes motiveerib, on ju. Spordis võidab üks, aga neid teisi on ju nii palju, kes siis
mitte et ei ebaõnnestunud, vaid peavad lihtsalt vaatama, mida järgmine kord teisiti teha. Et ütlesid ka, et see uue maja ja tänapäevas see on selline suhtumine, eriti noorte osas ongi selline, et kiiremini edasi, mis järgmine kord teha teisiti. Ja üks minu enda jaoks kõige suurem muutus ja kõige raskem muutus on ilma, nagu öeldakse, nende emotsioonidest tekkinud nendest see reageerimine ja suhtlemine, et see on nagu, võtab minu enda jaoks kõige rohkem sellist eneseanalüüsi ja sükest, et nagu öeldakse, kõige raskem minu jaoks, et jääda ikkagi iseendaks ja käituda oma väärtuste kohaselt. Ma siia juurde tahaks öelda, et sa ütlesid, et üks võidab, et siis kui siin ka see kaotus tuleb, et siis ikkagi väärtuspõhiselt käituda. Et siis mõned sellised mõtted võib-olla siit lõpetuseks kaasa, et kui see motivatsiooni teema tuli üles, et siis siin tunduski, et peamised asjad on siis just see enda pidev ikkagi edasi arendamine, nii ütleme siis teadmiste, oskuste koha pealt kui ka see, et treenida enda mentaalseid oskuseid samamoodi nagu teisi teadmisigi, et see võiks olla asi, mis aitab ja üks asi, mis tuli huvitavalt välja, on see, et teha erinevaid projekte, erinevaid asju ja see ongi okei, kui need vahepeal ebaõnnestuvad ja siis õppida nendest vigadest ja teha jälle mingeid järgmiseid ja uusi projekte, et see on ka hästi kihvt, on selline võib-olla teadmine ka siia kaasa nendele, kes kuulavad, et tegelikult need, kes on loovamad ja kes teevad huvitavamaid projekte, ettevõtmisi, nendel on ka rohkem nii-öelda kehvasid ideid. Nad lihtsalt toodavad rohkem ideid. See tähendab seda, et nad ka eksivad rohkem. Ja seda on uuritud täitsa teaduslikult nii tippheliloojate puhul kui ka tippjuhtide puhul kui ka leiutajate puhul. Nad teevad hunnikus jama ka. Aga miks nad teevad hunnikus jama on see, et neil lihtsalt on nii palju ideid ja siis nad katsetavad ja proovivad. Et see jällegi võib-olla natuke nagu haakub ka sellega, et kui on palju ideid ja palju muutusi, mida me tahame teha ja me oleme enda valdkonnas, kes iganes siin praegu kuulamas on, need, kes mõtlevad kaasa, teevad midagi huvitavat uut, siis vahepeal ongi okei, et see läheb pange. Ja miks on okei, ongi see, et ideid tulebki katsetada. Et need, kes ootavad seda ühte ideaalset ideed, millega nüüd proovida, siis nad jäävadki ootama tavaliselt. Ja see on ka nagu võib-olla üks asi, et normaliseerida seda, et tegelikult tulebki vahepeal teha ka nii-öelda mitte kõige kasulikumaid asju ja vahepeal ka öelda mitte kõige kasulikumaid asju, et kui te Pirja ja Janne tõite mõlemad välja, et rohkem küll Janne rääkis seda, aga arvatavasti võis olla see sarnane mõte, et kui see kohtumine nüüd läbi saab, et siis pärast, ma oleks võinud seda öelda, miks ma seda ei öelnud ja kuidas ma nüüd seda ei öelnud ja et see on jällegi see sama, et tegelikult kõik need, mis juba täna tulid, olid väga väärtuslikud ja see näitab, et järgmiseks kohtumiseks ja järgmiseks jutuajamiseks jääb ka veel midagi. Et siin on küll üks küsimus veel tulnud, aga meil lihtsalt ei jää aega sinna minna. Me oleme juba praegu üle aja läinud, mida jällegi esimesel katsetusel võib alati juhtuda, et me ei tea, kui palju asjad aega võtavad. Küll aga natukene Pirje juba vastas ka sellele, et siin on küsimus selle suunal, et mis on see, mis teeb spordivaldkonna nii eriliseks, et noored ja teised staažikad ka tahaksid sinna tulla. Ja tegelikult Pirje, sa väga hästi kirjeldasid natuke seda, et kuidas spordis on nii äge see, et kogu aeg saab teha uusi erinevaid asju. Pidevalt on mingid väiksed erinevad projektid ees, mis võivad olla ka täiesti erinevad ja samas on ka see ühtne tegutsemine mingite suurte ettevõtmiste nimel. Sa tõid näite näiteks olümpiamängudest, aga samas võib võtta ka võib-olla natukene siis väiksemaid näiteid, aga see, et alati on spordivaldkonnas võimalik leida asju, mida teha koos ja millest siis koos õppida või siis koos nautida, kui see väga hästi välja tuleb. Et see on ka üks hästi suur meie valdkonna võlu ja see on ka võib-olla asi, mida tänane kohtumine natukene on näidanud, et loodetavasti siin on ka erineva suunaga inimesi, et meil ei ole siin kõik treenerid, meil ei ole kõik siin psühholoogid, meil ei ole siin kõik alaliidujuhid ja edaspidi ka tahakski võib-olla loota, et see tulekski erinevaid inimesi, kes võtavad neid sõnumeid kaasa, mida te jagate ja proovivad neid asju ka iseenda elus praktikasse panna. Et see võiks olla kindlasti asi ka, mida ma arvan, et tänased kuulajad kuhjaga said. Need, kes siin täna olid, et kuidas teie kogemustest õppida, milliseid omadusi võiks endas arendada, alates julgusest küsida, koostööd teha, usalduslikke koostöösuhteid luua,
teha vahepeal rumalaid otsuseid, õppida nendest, jääda oma suunale kindlaks, teha ka siis, kui tundub, et ei ole võimalik, siis ikka proovida teha ja vaadata, mis saab. Et kõik need asjad on väga olulised ja väga loodaks, et need asjad hakkavad kuidagi edasi minema. Et see ka, ma loodan, on nende webinaride ja kohtumiste mõte ja jutud Jannega mõte, et me saame siit ka asju praktikasse laiendada. Ja ma arvan, et nüüd ma annangi vist sõna üle siis Reiole, et Reio saab veel väikse kokkuvõtte teha ja siis mina igal juhul väga tänan teid selle avatud arutelu ja vestluse eest. Nagu näha, siis vestlus võiks minna pikemakski ja tahaks väga tänada ka neid, kes kaasa kuulasid ja neid, kes panid ka pildid käima, et jube tore on rääkida, kui on inimesed näha ausalt, et see õudselt palju muudab. Muidu on niisugune tunne, et kellele me räägime, et natuke nagu kahtlane, et selles suhtes väga lahe ja kindlasti ootame huviga uusi kogemusi, et minul endal oli väga põnev igal juhul. Nii et aitäh. Aitäh, Kristel. Ja, tegelikult Kristel tegi väga hea ja põhjaliku kokkuvõtte. Ei kuule sind, Reijo. Meie vähemalt ei kuule. Väga huvitav. Kuidas nüüd on? Okei. Et tegelikult Kristel juba tegi kogu. Ikka ei kuule. Mina kogu meie tiim. Nii meie ikka ei kuule. Ma ei tea, kas teised kuulevad. Teised ka ei kuule. Kaob ära. Nii. Teeme kolmanda katse. Algus on hea, aga teise sõna peal kaob ära. Okei, aga siis olge hea, kas Kristel või Anne tehke. Me ei kuule midagi. Äkki ma võtan sõnajärje üle, et kui mõeldagi selle suunal, et mis edasi, siis edasi me oskame hetkel öelda seda, et meil on plaanis neid webinare teha veel ja nii-öelda Janne jutud ei jää viimaseks, loodetavasti ei jää ka Pirjega juttude ajamine viimaseks korraks. Et kindlasti tahaks seda, et kunagi õnnestuks ka päriselt kokku saada, et see oleks ka tore. Aga loodame, et need järgmised webinarid saavad olema samamoodi arutlevad ja edasiseid arengusuundi ja praktilisi ideid pakkuvad ja lisaks veel siis ka nende kasulike omaduste ja oskuste suunal, et mida saaksid kuulajad kaasa võtta ja iseendas võib-olla arendama hakata või praktikasse panema hakata. Ja selle kohta tuleb siis edaspidi info, jagame jälle läbi tiim Janne kodulehe ja jagame ka teistes kanalites, et loodetavasti see info levib kõigini ja igal juhul see kohtumine, mis meil praegu oli, see sai ka salvestatud. Nii et need, kes osalesid, saavad selle lingi ja saate seda järgi kuulata, kellel on selleks siis huvi. Ja kindlasti, kui kellelgi tuleb mingeid praktilisi ideid, mida tahaks koostöö mõttes edasi teha, siis selleks on ka, ma usun, et osalejad ka väga avatud, nagu me kuulsime, et koostöö tegijad on mõlemad väga ja avatud asju arendama, nii et igasugused kasulikud ideed koostöö arendamise suunal on alati teretulnud. Ja mis seal muud, kui siis annaks võib-olla korra veel sõna Jannele ka, et Janne saab esimese jututunni kokku võtta ja öelda omalt poolt veel mõned sõnad ja siis mina soovin igal juhul mõnusat vanaasta lõppu ja loodan, et saate võtta aega maha ja puhata ja oma ressursse laadida, mitte enese täiendamisega, vaid seekord lihtsalt nautimisega ja inimestega koos olemisega, et see on ka vahepeal vajalik. Ja kindlasti täname ka EOK-d, et üks esindaja meil Maris on siin, kes lubas ruume kasutada selleks, et saaks selle natukenegi kohtumise formaadis teha, et me kõik eraldi ekraanides ei ole, nii et suured tänud ka sellele, mis juba näitab, et koostöö on juba olemas, et see on väga tore. Loodetavasti see veel areneb. Minul ei olegi rohkem lisada, kui suur tänu Pirjele. Väga palju aitas, väga palju avas ennast hoopis teisest küljest ja mul on väga hea meel, et Pirje on jõudnud Põlvas käia autastamas meeste karikavõistlustel mehed ära, sõitnud tagasi, hommikul teha proovi, aidata meil kõik asjad valmis panna ja siis veel vahepeal ka igasuguseid meeskandidaate küll lennukile aidata ja küll arsti juurde aidata, nii et suur tänu sulle, Pirje.
aitäh, minule ka uus kogemus, väga huvitav oli, et aitäh teile ja mina soovin teile ka kõigile head vana aasta lõppu. Käpad püsti, nägu nalja täis, et elu läheb püsti, elu läheb edasi ja oleme avatud kõikidele uutele väljakutsetele. Ja, head vana aasta lõppu. Head vana aasta lõppu, head aega. Head aega. Head aega.